eks ole, et ärge häbenege ja seletame siis juurde. Kui on mingid teemad, et kui on siin uusi inimesi, kes pole võib-olla nagu varem käinud, et meil on hästi palju infopäevasid erinevaid, siis lepime kokku nagu eelmine kord, et võib-olla räägime selle kvartali info ära ja need, keda need teemad ja küsimused ei huvita, saavad ära minna, teised, et olete oodatud jääma ja siis saame edasi käia need teemad, mis jäävad võib-olla üles, eks ole, et kui inimestel on küsimused. Täna meil on kaasas Indrek, et Indrek on siis riigipoolne esindaja, ehk siis tema tegeleb siis tuumaenergia töörühma juhtimisega. Et täna on teil hea võimalus näha ka seda poolt, et mis riigis toimunud on, mis on riigi plaanid, mis on juba tehtud, mis on tegemisel. Et ma annangi Indrekule siis sõna. Tere! Indrek Annepõe mina. Olen siis riigi esindajana. Täna selles rollis avalikus sektoris olen alates veebruarist, et ühest küljest ka täielik kolanuk, teisest küljest 8 kuud juba majas sees olnud. Mis mind on hämmastanud selle aja jooksul on see, et ühest küljest riigina me oleme sellest võib-olla võrdlemisi vähe rääkinud, mis sellis, kui ta on, aga see, kui suur töö on tegelikult alates 2021 ära tehtud meie inimeste poolt, see on muljetavaldav ja see ilmselt tuleb siit ka välja. Miks ja tänases hetkes, kui riigi esindaja on nagu esimest korda nendel infopäevadel, siis ma lihtsalt otsustasin, täna teen selline ülevaatlik, mida riik teeb ja järgmiste kordadega siis saab teemade kaupa sisusse minna. Et miks on riik üldse kaalub tuumaenergiat? Need on nüüd punktid ENMAK-ist. Et energia eesmärgid on taastuelektri tootmise eesmärgid, on CO2 neutraalsuse eesmärgid riigil, on varustuskindlus energia julgeoleku tugevdamine, mis selle aasta alguses oluline nüanss oli sünkroniseerimise projekt. Sellega seoses juba tekivad küsimused baaskooruste hoidmise osas. Ja miks ka üldse riigina on see tänasel hetkel aktuaalne, on see, et tänaseks hetkeks on tekkinud tehnoloogia, mis sobiks siinsesse elektrivõrku. Et kui ma 2007 aastal tegin oma energeetika bakalaureuse tööd tuumaelektri oma võimalikkusest Eestis, siis oli võimalik teha ainult suurt elektrijaama ja see väga hästi ei sobinud. Aga tollel hetkel oli ühendused Venemaaga ka, mis võiksid sobida. Mis oleks nagu justkui võimaldanud seda jaama teha. Me siin Eestis ise ei areta selle tuumaenergia kasutuselevõtu programmis midagi. Selleks on Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri poolt ette antud väga-väga selge süsteemne programm, mis on 3-etapiline ja igas etapis on selline 19 infrastruktuuri osa, mida igas etapis käiakse uuesti läbi suurema teadlikkuse tasemel. Ehk et Eesti esimese etapi läbi siis 2021 kuni 2023 tehti kindlalt, kas Eestis üldse saab sellist asja nagu tuumajaama ehitada. Tulemus oli see, Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuriga hinnang, et saab küll. Eelmisel aastal tegi valitsus otsuse, et võib edasi minna ettevalmistavate tegevustega, mis tähendas teise etappi sisenemist. See täpike tulema. Ehk et laias laastus ja see teine etapp siis kestab suurusjärk 2027, et 2025. 2032. aastani ja ehk et sellega siis peaks olema selge, et kas siis jaama ehituseks läheb või ei lähe. Et kui siin on selline generaalne plaan, siis siin on maha joonistatud Eesti siis tänane teekaart ja oluliste tegevustega, et riiklik eriplaneering, et leida ja fikseerida asukoht, siis kõige alus on tuumaenergia ohutuse seadus koos siis määrustega ja kolmas väga oluline nüanss on regulaatori loomine, ehk et see on siis asutus, kes hakkab teostama
järelevalvet selle tuumajaama tegevuse üle. Ja kui kõik läheb ideaalselt hästi, siis aastal 2035 võiks esimene reaktor käivituda. Ja need 19 infrastruktuuri punkti, mida me siis taustal nendel kolmel suurel plokil järgime, ongi sama riiklik seisukoht, koostöö erinevate välisriikide osapooltega, tuumaohutus, juhtimine, kuidas tagada ohutu juhtimine, rahastamised, õigusraamistikud. Et ma saan pärast need slaidid jäävad avalikult kättesaadavaks kodulehel, et siis saab pärast tutvuda, et eraldi rohkem sisse ei läheks. Aga kuidas me siis töötame? On olemas selline üksus nagu tuumaenergia juhtrühm, see on ministeeriumide ülene tippametnike töögrupp. Seal on kõigist ministeeriumidest inimesed välja arvatud Kultuuriministeerium. Et see naljatada tantsuplats, see ei ole. Aga ülejäänud ministeeriumitest on inimesed kaasatud ja nende ministeeriumite nagu juhtministeerium on Kliimaministeerium ja nende tuumaenergia juhtrühma all on siis 4 töögruppi, ehk et on õigusloome töörühm, regulaatori loomise töörühm, pädevuste arendamise töögrupp ja riigi eriplaneeringute töögrupp. Ja need on samamoodi ministeeriumide ja ametite ülesed. Ja seadusloome töögrupi ülesanne on välja töötada tuumaenergia ohutuse seadus, mis oleks kogu selle riikliku programmi alus, millele saab hakata üldse muid süsteemarassioone peale ehitama. Ja kõige olulisem kuupäev tänasel hetkel on see ilmselt see, mu head kolleegid on viimane 2 nädalat teinud ennast turustavalt tööd, kaasa arvatud nädalavahetused selle eesmärgiga, et 8. detsembril oleks see tuumaenergia ohutuse seadus avaldatud esimest korda ses infosüsteemis, ehk et sealt hakkab siis esimene 3-nädalane 8. detsember kuni 5. veebruar on siis avalikul konsultatsioonil, et see lihtsalt infoks teile, kes ka soovib, siis on see info leitav. Ja selle eesmärgiga, et järgnevate tegevustega, et see seadus jõustuks 2027 1. jaanuarist. Regulaatori loomise töögrupp, ehk et esimene küsimus, mis asi see regulaator kui selline üldse on? Et see on asutus, kes hakkab välja andma lubasid tuumajaamale, kes kehtestab ohutusnõuded, kes teostab järelevalvet kõik need järgmised aastad, kui see jaam on töös ja kes tagab selle seaduste täitmise seoses selle tuumajaamaga ja kütustega seonduvalt. Ja ka regulaatori loomise ajakava kehana, see on ära otsustatud, see tuleb tehnilise järelevalve, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juurde ja selle käesoleva aasta lõpuks valmib esimene draft siis eelarvetega, inimeste vajaduste, kompetentsi vajadustega sellest regulaatorist ja ka selle eesmärk on, et see alustab tööd 2027 aasta jaanuarist. Et see ei ole, see ei hakka tühja koha pealt, selle regulaatoriga liituvad Keskkonnaameti kiirusosakonna inimesed, neid on tänasel hetkel suuruselt 14 inimest ja seal sellest kaardistusest tuleb ka välja, missuguseid siis ametipositsioone või missuguseid rolle või kompetentsi on vaja arendada, et kuidas me selleni jõuame. Kolmas on pädevuste arendamise töögrupp, mida veab Haridus- ja Teadusministeerium ja selle töögrupi eesmärk on siis kaardistada ära, hetkel on käimas OSKA uuring energeetikasektori jaoks ja selle tulemus on järgmise aasta alguses, 2026 esimeses kvartalis valmib. Selle tulemusena me saame infot, missugused kompetentsid ja tööjõud on olemas meil energeetikasektoris. See katab kõik
soojuseid, päikest, tuult, tuuma jaoks, põlevkiviga seonduv ja see täiendav osa sinna juurde tuleb ka, mis on seotud tuumaenergiaga, ehk et esimene sisend, milliseid pädevusi, kui palju meil inimesi on täna olemas riigis vastavate kompetentsi, kui palju neid juurde vaja. Lõppudes võib öelda, et see tuumaelektrijaam, et ta on täpselt samasugune elektrijaam nagu iga teine soojuselektrijaam, ainult see energiaallikas on teine võrreldes gaasi või põlevkiviga, et see lihtsalt lisab oma nüansi sinna juurde. Aga eelmisest sellest OSKA uuringust tuli välja, et kõige suurem vajadus või puudujääk on näiteks soojusenergeetikutest Eestis. Ehk et need soojusenergeetikud igas elektrijaamas, soojuselektrijaamas on vaja, et sõltumata, mis see kütteallikas on. Ehk et selle me saame teada ja selle pealt on järgmise aasta eesmärk kokku panna tegevuskava nii haridusasutustele, nii ülikoolidele, kutseõppeasutustele, meditsiinikoolidele, ministeeriumitele endale, missugune on see kompetentside kasvatamise, arendamise vajadus selleks, et siis 2035 oleksime valmis tarbima tuumaenergiat ja et see kõik ettevalmistavad tööd oleks selleks hetkeks tehtud. Et see on ka samamoodi, et ei areta ise, vaid et väga head juhendid ja rollimudelid on meil ees, mille järgi need tööd käivad. Ja kolmas on neljas töögrupp on riigi eriplaneeringu töögrupp, kus siis Fermi Energia andis taotluse REP-i algatamiseks ja 22. mai Vabariigi Valitsus selle algatas. Ja tänaseks hetkeks Mart-Jaanas isegi pärast täpsemalt sellest, aga 8. jaanuaril on siis selle riikliku eriplaneeringu läbiviimise siis hanke tulemuste tähtaeg, ehk et kes on see siis konsultatsiooni konsortsium, kes hakkab seda riikliku eriplaneeringu läbi viima. Ja sellega eesmärk on siis esimene etapp on 2025-2027, kus leitakse siis sõelutakse nendest 2 piirkonnast sobilik asukoht välja ja järgmises etapis tehakse juba sellest täpsemaid uuringuid selles konkreetses asukohas, nii et 2029 võiks olla ka siis meil selge, kuhu tuleb tuumaelektrijaam. Oluline nüanss selle asja juures on see, et kui Fermi 2022 valis välja tehnoloogia, kordad ka riigist küsitud, et kas riik on ka seda tehnoloogiat eraldi hinnanud, kas see sobib meile, siis selles kontekstis sellisel detailsuse tasemel nagu Fermisel on teinud, riik seda teinud ei ole, küll aga riigi jaoks on oluline, mis on tehtud taustauuring julgeolekuasutuste poolt, et kogu see tehnoloogia ei oleks meie jaoks ebasõbralikest riikidest, et sellega ei kaasneks julgeolekuriske. Ja kuivõrd selle just eraldi see G-Hitachi PVRX 300, et seda kaaluvad kasutusele võtta ka veel mitmed teised Ida-Euroopa riigid, siis see loob teatava sünergia kogu selle tehnoloogia kasutuselevõtuks. Ja mis ka meil riiklikult on oluline, on see, et ka tänase riigi eriplaneeringut peetakse silmas ka seda konkreetset tehnoloogiat ja see annab ka riigile täna ka regulaatori loomisel lähtuda ka konkreetsemast siis jaamast, mitte ei pea nagu võtma laia fookusega looma mingisuguseid määruseid, et teadata, mis see tehnoloogia on, et selles mõttes see, et see täna ka teada on, annab selle teatava fookuse. Ja miks ma ütlesin seda, et kui suure töö on tänasel hetkel meie inimesed ära teinud, siis rahvusvaheline koostöö, mida tegelikult tänasel hetkel tehakse erinevates ministeeriumides inimeste tasemel, igapäevaselt on võib-olla natuke ülepakutult öelda, aga suhtlus on iganädalane erinevalt osapooltega.
ehk et eriti tean sama Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuriga, kes vaatab ka hiljem meie selle tuumaenergia ohutuse seaduse üle, et see oleks rahvusvaheliselt pädev. Siis tänasel hetkel juba viimane, ma isegi ei tea, 6, 7, 8 aastat on need inimesed, kes täna selle programmiga töötavad, on saanud käia Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri erinevatel koolitustel, ekspertmissioonidel. Siis on tihe koostöö Ameerika riigiga ja läbi nende konsultatsiooni ettevõtte Sargent Landi, kes on üle 70 aasta tuumavaldkonnas konsultatsiooni osutanud ja kui see on USA riigi välisabi meie jaoks, siis Eesti riigile ei maksa midagi, küll aga me saame sealt palju. Ja joonised alla selline algatus nagu Spring algatus ka USA, kus on kaasatud 13 Ida-Euroopa riiki, kes kõik mõtlevad ühel või teisel tasemel ja on ühel või teise valmidusega nende väikemoodulreaktorite kasutusele võtuks, mis siis ka, see on nüüd 9-kuuline programm, et kaardistab ära kogu regioonis siis ka erinevad seadusandlikud nüansid, erinevad supply chain ehk et osapooled, tööstus, kes saaks kõik osaleda selles ka jaama ehituses. Siis on tihe koostöö Soome tuumaregulaatoriga, mida peetakse maailma top 5 seas olevaks regulaatoriks oma kvaliteedi, ohutuse, nõuete järelevalve poolest. Koostöö on Kanada tuumaregulaatoriga, kes siis tänasel hetkel otseselt tegeleb selle BWRX 300-ga. Tihe koostöö on jaapanlastega, just ennekõike selle Hitachi poolega, prantslastega, Poolaga on koostöö käivitamine eraldi just regulaatori tasemel, sest et ma kohe näitan, et ka nemad, ka poolakad tahavad kasutusele võtta neid BWRX 300 ja nemad on siis meist umbes 2 aastat ees, et novembri lõpus meie inimesed lähevad ka Poola, et nad ka lahkesti näitavad ja jagavad ka teadmisi, et vigu, mida me võiksime vältida süsteemide ülesehitamisel. Ja Rootsiga see on kursiiv kirjas koostöö käivitamine regulaatori tasemel, et eelmisel nädalal minister käis seal nukleaararenduse konverentsil, kus kohtus Poola ja Rootsi ministritega ja sealt jäi rootslaste initsiatiiv õhku, et tehendada koostööd. Ehk et uue aasta alguses võtame, mis ma tahan öelda, et me eestlastena ei ole üksi, meil on väga palju rahvusvahelist abi ja seda abi on pigem rohkem, kui me suudame oma inimestega täna vastu võtta, mis tähendab seda, et meil on võimalus seda abi valida, kellega, mis faasis, mis teemal koostööd teha. Ja oluline asi, mis ka meie jaoks ka nii riigina kui ka ilmselt Fermi jaoks on see, et palju räägitud Kanada esimese reaktori siis käivitamise aeg on 2029-2030 erinevate andmetega. Ehk et me ei ole esimesed ja Poola planeerib teha 2 suurt elektrijaama, aga Poolas Orlen planeerib asendada oma söejaamad ka selle sama BWRX 300 reaktoriga ja nende eesmärk on need 24 tükki sinna paigaldada ja esimese käikulaskmise aeg on 2030-ndatel, mis ka meie jaoks tähendab seda, et selleks hetkeks, kui meil on riiklik eriplaneering tehtud, selleks hetkeks, kui ehitusloa faasi minna, selleks hetkeks, kui lõpliku investeerimisotsuseid teha, siis tegelikult meil on juba ideaalis 2 mudelit ees, arusaamaks, et kas siis läks tööle, mis need kulud olid, et me ka selles kontekstis ei ole taaskord enam nagu first of the kind ehk et esimene kasutusele võtja, vaid et meil on millest õppida. Lihtsalt eraldi tõime välja, et samad seminid arenguprogrammid, et meil inimestel on, ma ei saa öelda, et nagu põhjatu, aga selles mõttes selline arengu ja arenemise võimalused on olnud
piisavad selleks, et olla täna seal, kus me oleme ja selleks ka see tänasel hetkel mina olen vähe olnud selles sektoris, aga nagu väga äge on vaadata, kui nende inimestega käia, siis tullakse, patsutatakse õla, et tõesti, et te olete väga tublid olnud. Et ka meie inimesed, kes esimeses etapis olid, need käivad täna teistes riikides, Aafrika ja Aasia riikides, neid esimese etapi siis auditit tegemas ja rääkimas meie lugu, kuidas eestlased selle tegid. Ja võib-olla see, et lihtsalt oligi juttu, et kuidas siis see nagu pädevuste või inimestega, et kuidas me siis need inimesed saame päriselt, kes selles sektoris hakkavad tööd tegema, siis ongi nagu 2 strateegiat, et esimene strateegia, 2 strateegiaga, et kiire käivituse faasis on võimalus kasutada väliseksperte senimaani, kuni me koolitame välja enda eksperdid Eestis. Ja need eksperdid kas siis tulevad meie ülikoolidest või läbi stipendiumitega välisülikoolidest ja tuua koju veel need inimesed, kes täna juba töötavad välisriikides. Et see huvitav fakt, et tegelikult kogu sellest tuumasektorist 5% töökohtadest on nõutavad sihuke väga spetsiifilise tuumaharidusega ehk et tuumainsenerid. Et ülejäänud inimesed kaetavad ka teiste sektorite kompetentsidega, aga lihtsalt oluline nüanss selle juures on see ohutuskultuur, 3 S safety, security ja safeguard, ehk et see mõttelaad peab olema natukene teine või kõrgemal tasemel, võib-olla kui mõnes teises sektoris. Et lihtsalt kui jätkuvalt me oleme 2035 on see, kui jaam käivituks, need tänasest hetkest on see 10 aastat ja me riiklikult hindame, et me jõuame kõik vajalikud eeldused ära teha selleks, et see jaama käivituse hetkel oleks riigi poolt kõik eeldused kaetud. Ja kõik programmi materjalid on avalikud, ennekõike Kliimaministeeriumi veebilehel kiirgus tuumaenergia ja lihtsalt tõingi see välja veel, et see eelnõu osa, riigi eriplaneering, algatamine, riigi eriplaneeringu protsess ja ka praegust avalikus aktiivne on ENMAK 2035 ja Fermi enda veebilehel. Vot, see on üldvaates riigi poolt hetkel kõik. Et kui on küsimus, kas küsimuste vastuste voor on ja kohe küsige. Muidugi. Ja nagu meelest ära läheb. Ei ole? Yes. Küsige julgelt, ei maksa häbeneda, et jah? Ei ole? Okei. Selge. Tubli viis. Ma võetan ette, talle esitada. Ja lähme. Natuke mõtleb. Nii, et ja meie poolt siis väike ülevaade, nagu Indrek juba ütles, siis mis see riigi eriplaneeringuga täna toimub, millised on ajakavad, millised on plaanid, et osad teist on juba varem kuulnud, eks, et andsime siis 14. jaanuari 2025 sisse riigi eriplaneeringu taotluse. See taotlus oli siis avalik, 30 päeva oli siis aega vastavalt seadusele siis kõikidel tuumaenergia arendajate liituda, kes iganes soovib, et planeering ei ole Fermi Energia oma, planeeringut juhib Majandus-Kommunikatsiooniministeerium. Ja kõik siis, kes sellel hetkel oleksid tahtnud tuumaenergiat arendada, neil oli siis võimalus anda oma taotlus ka sisse ja liituda siis selle protsessiga. Ja mais siis 25 tegigi siis Vabariigi Valitsus otsuse, et algatada siis riigi eriplaneering ja riigi eriplaneering ei tähenda veel seda, et otsus on tehtud, et tuumajaam tuleb. Ma pärast näitan, seal on väga palju erinevaid tegelikult etappe, kus riik saab veel otsustada ei või jah. Riigi eriplaneering tähendab seda, et nüüd on tegemist ametliku protsessiga, mille käigus siis tegelikult analüüsitakse, kas on siis võimalik leida parim koht tuumajaamale, eks ole. Et see ei ole veel investeerimisotsus, see ei ole veel otsus, et ta kindlasti tuleb.
nagu Indrek natukene näitas, et riigi eriplaneering koosneb siis 2 etapist. Selle esimese etapi eesmärk on siis leida esimene siis selline asukoht. Täna on siis meile sisse antud, ma näitan 6 erinevat asukoha alternatiivi 2 erinevas vallas ja selles etapis siis, mis peaks lõppema kuskil 2027 poole pealt, selgub siis see üks asukoht, mida hakatakse siis juba planeerima detailsemalt, ehk siis sellele järgneb siis sihuke detailne planeering, et kus täpselt hooned on, kuidas täpselt teed tulevad ja nii edasi, nii edasi. Ja lõplik otsus, kas see planeering kinnitatakse või mitte, on siis 2029 teises pooles. Ja igas etapis, selle esimese etapi peab samamoodi kinnitama Vabariigi Valitsus. Ehk siis siin on neil võimalus öelda, et jah, tahame tuumajaama või jätkame või jätka, eks ole. Ja lõpuks on neil siin ka võimalus siis riigi eriplaneeringu lõpus öelda samamoodi, et kas me kinnitame planeeringu või me ei kinnita planeeringu, eks ju. Ehk siis riigi eriplaneering on põhimõtteliselt uuringud ja konsultatsioon nii avalikkusega kui ka siis oma ala eksperti ja teadlastega. Ja peale seda, nagu Indrek rääkis, hakkab siis tööle juba regulaator ja ehitusjärelevalve ehk siis ehitustööd. Et selline näeb siis see protsess välja. Meie seda protsessi ei juhi, et seda juhib Majandus-Kommunikatsiooniministeerium. Nemad panevad üles ka hanke. Meie kui arendajad, meie kohustus on siis, me oleme sõlminud Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumiga lepingu, meie peame selle protsessi kinni maksma, aga meil ei ole õigust midagi tellida. Ehk siis meie leping on MKM-iga ja MKM ise suhtleb juba ekspertitega, neil on otseleping nendega, meil ekspertitega otselepingut ei ole, ehk siis meie ei ole põhimõtteliselt tellijad. On ka kokku lepitud protseduur, et kõik kohtumised saavad toimuda siis, kes siis iganes hanke võidab ekspertitega, kus alati osaleb ka Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja, et sellist asja, et meie üks-ühele näiteks kohtume, et sellist asja ei ole lubatud, et kõik on alati MKM-i juure järelevalve all ja mõtlesime ka seda, et me võime ka tegelikult neid kohtumisi ka lindistada, et siis on tegelikult ka avalikkusele pärast hea näidata, kas meil siin kvartaalsetel infotundil või mis iganes, et mis siis toimus, mis arutlusel oli ja et protsess oleks siis võimalikult avatud ja võimalikult läbipaistev. Et selline oleks siis see protsess ja loomulikult nagu ikka planeeringute puhul, ma arvan, et teie vald on vist sellega kõige paremini kursis, toimuvad avalikud arutelud, konsultatsioonid, saab esitada ettepanekuid ja nii edasi nagu igas teises planeerimisprotsessis. Siin on siis näha see ala, mis on siis täna planeeringuala. Ta on päris suur. Need kollased täpid on siis need kohad, kuhu siis füüsiliselt võiks sobida meie hinnangul täna tuumajaam. See on puhtalt meie ettepanek riigile. Ja see suurem ala on siis see, mida riik nägi, et ta võiks olla vajalik, ehk siis alajaamad, eks ole, kuidas toimub liitumine, et kuidagi on vaja see elekter ju ka võrku saada. Ja loomulikult siis ka jahutusvee puhul, et uurida siis ka nii mõju veekeskkonnale, eks ole, ja vaadates, et kuidas seda jahutusvett siis kätte saab. Et selle tõttu on see ala oluliselt suurem, aga jah, tuumajaama enda ala on siis, kuhu hakatakse vaatama, meie ettepaneku alusel võiks vaadata, on siis need kollased. Kuidas see protsess hakkab välja nägema? Nagu Indrek ütles, et tegelikult läheb hange ülesse ja kuskil eeldatavalt siis jaanuaris võiks selguda siis, kes hakkab seda tegema, et me ei tea, et hankes saavad osaleda kõik. Mis oli huvitav, on see, et seal hankes on ette nähtud 32 erinevat eksperti. Ikka klassika, eks ole, linnustik, loomastik, mõju veele. Siis on tegelikult uus huvitav on siis julgeolekuekspert, kellel on riigisaladuse luba, ehk siis oleks kogu meie, ütleme praegu on ärevad ajad, eks ole, et oleks kogu see just nagu sõjaline ja sihuke nagu turvapool otsustatud. Et see küsisin, mis endast välja näeb, et need on sellised teemad, kus siis tegelikult varasemalt on, mis seda vist pole väga tihti teinud, vist üks kord on tehtud praegusel ajal, et põhimõtteliselt julgeolekuekspert on siis see, kes oma ette arutab selle teostajaga asjad läbi eraldi toas. Kõik ei pea sellest teadma, ei tohigi teada, aga see on siis see inimene, kes tegelikult vaatab siis kogu seda ohutuse ja turvapoolt, eks ole, üle. Siis mis on veel teistmoodi lisaks siis Eesti klassikale, eks ole, et kõik võimalikud siis eksperdid, geoloogid, veeteadlased ja nii edasi, on siis juures
spetsialist, kellel on siis varasem tuumajaama opereerimise kogemus ehk siis inseneriharidusega, on juures siis tuumajaamade projekteerimise kogemusega inimene ja on juures siis ekspert, kellel on varasem tuumajaamade keskkonnamõjude hindamise kogemus, mida meil Eestis ei ole, eks ole. Et tegemist on siis rahvusvahelise hankega, et päris suur, just lugesin kokku 32 erinevat spetsialisti on siis vaja kokku panna, et päris suur tiim. Ja mis siis esimeses etapis saama hakkab, et me ise vaatasime, et kuskil 2026, märtsi algus, eks ole, et lepingu tähtaeg on täna kuskil 20 veebruar, võiks olla see leping sõlmitud, ehk siis kuskil märtsis võiks hakata siis sisuline töö pihta. Ja esimene etapp, mida siis MKM on meile öelnud, on see, et nüüd meie ettepanekust nendest 6 hankes on kirjas, et eelselekteeritakse siis keskmiselt 3 asukohta, ehk siis kuskil kevadel peaks siis nendest 6 minema see asi natuke koomale ja selguks siis 3 asukohta, mida hakatakse juba edasi täpsemalt hindama. Ehk siis esimeses etapis see ekspertrühm vaatab siis üle, et mis on siis need sellised kõige mõistlikumad alad, mida hinnata, et ei ole mõtet, et liiga kulukas, pikk ja ei ole mõistlik, ka IAEA juhendid näevad ette, et see tuleks järjest koomale tõmmata, et siis teha võimalikult kvaliteetne uuring välja valitud aladele. Ehk siis selles etapis peaks siis selguma sellist circa keskmiselt 3 asukohta, mis siis lähevad juba siis sinna hästi põhjalikku uurimisse. Ja edasi siis on siin erinevad, esialgu siis on see REP 1 ligikaudne ajakava, loomulikult need võivad natuke venida, sõltuvalt kuidas see uuringud, eks ole, on, kas on leitud mingid takistusi ja nii edasi, nagu iga planeering, ta võib venida, kiiremaks ta ilmselt ei lähe, elu näitab seda, aga ta võib venida, eks ole. Aga eeldatavalt siis 2027 mai oleks siis see, kus võiks olla siis teada või kinnitatud positiivse stsenaariumi korral siis see 1 asukoht, 3 siis saab 1. Ja siis saab lõplikult teada, et mis on siis see, kuhu tuumajaam oleks siis võimalik rajada. Et selline näeb välja see ajakava. Loomulikult igas etapis on siis ette nähtud siis kooskõlastamised kohaliku omavalitsusega, avalikud arutelud inimestega. Sellel hetkel tuleb siis teie ette ka Majandus-Kommunikatsiooniministeerium. Meie jätkame ikka oma infopäevadega, aga Majandus-Kommunikatsiooniministeerium tuleb siis rääkima ka eraldi, iseseisvalt, eks ole, meist sõltumatuna. Ja üritame siis kommunikeerida ja jagada infot nii palju kui võimalik. Ja mis on siis, seda ma selle jutu ma rääkisin teile ära, mis on tekkinud küsimusi inimestel, on tekitanud küsimusi, on siis erinevad maateemad. Et kuna tuumajaam, need alad on suured, eks ole, ja nad asuvad siis nii riigimaal, kohaliku omavalitsuse maal, kui osad on ka eramaadel. Ehk siis riigi eriplaneeringus ongi siis võetud mingisugune ala, eks ole, mis oleks perspektiivikas ja hakata siis uurima, mis on mõistlik, mis ei ole mõistlik. Ja on siis küsitud, et me oleme tegelikult, ilmselt olete uudiseid lugenud, et Fermi Energia on palunud siis Viru-Nigula vallal ühe krundi osas, eks ole, teha siis seada meile hoonestusõigus, ehk siis tegemist on kohaliku omavalitsuse maaga. Et võib-olla seletada lahti, kuidas me liikunud oleme, et igat sammu uudistes ei kajastata ja võib jääda sellest võib-olla väga selline, kuidas öelda, lünklik info, eks ole, ja väga vale arusaam. Et mida me tegelikult tegime, ma võib-olla näitan teile pärast ka, et me alustasime tegelikult alguses läbirääkimisi riigiga juba 2025 aasta aprill, enne kui see riigi eriplaneering alustati, oli meie kui arendaja seisukoht see, et kuna see on päris kallis protsess, ehk see riigi eriplaneering meie hinnangul täna läheb maksma kuskil 4 miljonit eurot, et see on päris suur summa. Ja meile kui arendajale oleks vaja siis saada kindlust peale seda esimest etappi, et sellele maa-alale, mis välja valitakse, on siis võimalik meil päriselt ka tulevikus rajada, eeldusel, et kõik on positiivne ja planeering kinnitatakse, on sellel maa-alale meil ka õigus rajada pärast, eks ole. Sellepärast, et riigi eriplaneering ei taga sulle maad, maa peab tagama endale ise, kuna täna ei ole sellist seadust, et tuumajaam peab asuma riigimaal, nagu näiteks Nursipalu puhul oli, eks ole, siis on see arendaja enda äririsk ja enda tegevus tagada siis see, et sul oleks siis pärast kuhu ehitada, eks ole. Ehk siis meie esimene tegelikult üldse pöördumine oli riigi poole, et me tahame selgust ja aru saama, et kuidas siis selle maaga seotud teemad välja hakkavad nägema. Ja selle teeme käisime läbi, saime siis ministri kinnitusega protsessi, ja protsess näeb välja selline, võib-olla näitan siit, see on parem aru saada,
et kui siin on siis asukoht välja valitud, siis tuleb avalik enampakkumine ehk siis absoluutselt kõigil jälle, kes on huvitatud tuumaenergia arendamisest, saavad osaleda siis enampakkumises. Kes iganes selle enampakkumise võidab, see saab õiguse rahastada riigi eriplaneeringu teist etappi, eks ole, ja katab kulud siis riigi eriplaneeringu esimese etapi rahastajal, ehk siis antud hetkel oleme see meie. Ehk siis siin tegelikult selgub, et kes saab siis õiguse tegelikult sellele maale, mis on välja valitud, ehk siis rajada, juhul kui see on riigimaa, eks ole. Siis teine suurem osa oli siis kohaliku omavalitsuse maa ehk üks suur krunt, madala krunt, Viru-Nigulas, on siis kohaliku omavalitsuse suhteliselt puhtalt kohaliku omavalitsuse oma. Ja teine etapp oligi meil siis loogiline, et me kirjutasime ka kohalikule omavalitsusele, kuna neil on olemas protseduur, kuidas maadega toimetada, eks ole, et me soovime ka nendega alustada läbirääkimisi tingimusliku lepingu sõlmimiseks, et eeldusel, et kui riigi eriplaneering selle madala krundi välja valib, siis meil on võimalus seda ka hoonestada või välja osta, eks ole. Ehk jälle tegemist on eelduslikuga, sest et me tegelikult ei tea, mida see rep üldse välja valib. Meil ei ole õigust otsustada, kuhu tuumajaam tuleb, et see on puhtalt riigi eriplaneeringu otsus. Ja kolmas osa on nüüd eramaaomanikud, et arutasime Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumiga, et millal on õige hetk hakata rääkima eramaaomanikega, kuna ka osad eramaad on tegelikult planeeringu alal. Et kuna täna oli vist mingisugune peaaegu 2000 eramaaomanikku, mis on hästi suur ring, et ei ole mõistlik hakata kõigiga rääkima, siis sellel samal hetkel, kui toimub see eelselektsioon, ehk siis nendest 6 saab põhimõtteliselt 3, siis on mõistlik tegelikult juba hakata vaatama ja rääkima siis nende inimestega, et mis on nende arusaam, nende soovid, nende vajadused, üldse valmisolek, et ära kaardistada, eks ole, et kuidas inimesed seda üldse kõike näevad. Ehk siis, et samm-sammult hakatakse liikuma, riigiga on kõige lihtsam rääkida, olid suured maatükid, järgmine oli kohalik omavalitsus ja kindlasti räägitakse siis ka inimestega. Ja nagu me oleme ka varem öelnud, et meie enda soov ei ole kindlasti kellegi eramaale tulla, aga meie ei saa ka asukohta valida, et arendajana meil seda õigust ei ole, me saame ainult öelda oma arvamuse, nagu me oleme ka seda juba teinud, aga meil ei ole lõplikku vetosõnaõigust, eks ole, selles osas. Ja võib-olla näitan teile siis ka korra need maateemad lihtsalt üle, et kollane on siis riigimaa, punane on siis kohaliku omavalitsuse maa ja lillad on siis need eramaad. Ja kõige suurem osa oligi meil siin tegelikult, see on nüüd Viru-Nigula, on siis riigimaa, eks ole, letipea. Siis punane ongi siin see madala, mis on siis kohaliku omavalitsuse maa ja siis jäävad osad siis eramaad siin samamoodi sisse, ehk siis see piirkond on siis ka siis kaalumise all, eks ole, mis on meie ettepanek, aga me veel ei tea, mida need eksperdid arvavad. Ja siin on siis Lüganusel on pilt kirju, et see roheline tükk on tegelikult ka kollane, ma ei tea, mul oli mingisugune interneti error, et ta ei värvunud ära, et siin on samamoodi päris suur tükk on tegelikult riigimaa, nagu te näete, kohaliku omavalitsuse maad on siin väga vähe ja siis on valdav osa, siis see rannikuala on siis tegelikult eramaad, eks ju. Ja jälle juhul, kui valitakse mingi osa välja, siis on mõistlik hakata siis juba nende eramaaomanikega juba nagu põhjalikumalt siis ka rääkima ja kaardistama. Et te saate aru siis, et kuidas see liikumise plaan on. Kas teil sellel teemal on mingid küsimusi, et ma liiguksin siis järgmise teema juurde? Planeeringuga ja maadega seotud küsimusi. Kuidas? Meil on vaja 150 hektarit, sinna mahub sisse ka ehitus ja 2 reaktorit ja tegelikult piirangud tuumajaama ümber, piiranguala on kuskil 300 meetrit, eks see 150 hektarit ongi siis see, mis on kõik koos piiranguga ja edasi mingit piirangut ei ole tegelikult tuumajaama puhul, et nagu iga suurtööstuse puhul, ma ei tea, ma võin näiteks tuua, siin oli Nitrofert, eks ole, Ida-Virumaal või Viru Keemiagrupp, mis iganes, et kõik suure suurõnnetusohuga kategooriaga ettevõtted, neil on kõigil oma reageerimisala, kus nad peavad siis tagama selle, et kui midagi juhtub, eks ole, siis inimesed saavad evakueeritud, ehk siis tuumajaama puhul on sama ja Siseministeerium on pannud 2 kilomeetrit raadius on siis see reageerimisala, et see ei tähenda seda, et sul on seal piirangud, sa võid elada, sa võid toimetada kõike seal teha, aga lihtsalt see on see ala, kus meie peame tagama valmisolekut, kui midagi peaks juhtuma, siis me suudame kiirelt reageerida, nagu iga teine tööstus seda teeb.
et ma ise elasin kunagi Kohtla-Järvel, Järve linnaosas ja ma tean, et kui Nitroferdis oleks pauk käinud, siis mina oleksin pidanud nagu jalga laskma päris kiiresti. Et Kohtla linn oli näiteks seal sees, et see on nagu päris mitmete suurõnnetuse tööstuste puhul selline. Jah? No sa ilmselt tead ka. Ma ei taha teada, ma tean tegelikult, see on veel hullem. Okei, kas on veel mingeid küsimusi? Ma siis liigun võib-olla selle juurde, et mis kasu ka tuumajaam toob, et palju on ka küsitud seda, et noh, maksumaksja raha eest, eks ju, et riik toimetab päris palju, et see ju kõik nõuab investeeringuid, et oleme lasknud siis ka hinnata, et kui palju kasu siis tuumajaam riigile toob, et tegelikult kui vaadata, siis tuumajaam on iseennast ära tasuv projekt, kuna tegemist on kuskil 3 miljardi, siin on 2 miljardit, aga nüüd on tegelikult selgunud, et hind on 3 miljardit, ehk siis see kasu läheb natuke isegi veel suuremaks, täna see on väga konservatiivne, see uuring, mis meil oli, ehk siis tegelikult toob tuumajaam seoses sellega, et siia tulevad ka ehitajad, päris paljud ettevõtted saavad lisatööd, siis ta toob päris palju kasu riigile endale, lisaks ainult sellele, et ta toodab elektrit, eks ole, stabiilselt ja hea hinnaga. Ehk siis, kui ma nüüd õigesti mäletan seda tuumaenergia raportit, siis tuumajaam vist tasub ennast ära juba, kas oli 5. või 6. aastal, eks ole. Kui võtta need riigi kulud maha, sealhulgas kulud kaitsesse, eks ole, ja valmisolekusse, ehk siis tegelikult ta on päris hästi tasuv projekt riigi mõttes. Ja loomulikult osad teist on seda juba näinud, eks ole, et võib-olla nüüd on nagu hea ka mõtlema hakata rohkem, et eks kui see lõplik selgus asukohad on, siis tõmbub see piir veel koomamale, et kuna me täna ei tea, millise omavalitsusega me rääkima peame, siis me oleme näidanud seda mõlemas omavalitsuses, mõlematele inimestele, et hakkaks mõte liikuma, et mis kasu võiks tuumajaam tuua ka kohalikule kogukonnale. Et ma võib-olla küsin, et kes teist Olkiluotos on käinud, tõstke käsi? Päris paljud juba, eks ju. Ehk siis noh, seal on samamoodi see, et seal on natukene see skeem teine, aga tuumajaam tegelikult toob sellele kohaliku omavalitsusele päris palju kasu. Et seal on küll sihuke maamaks, eks ole, ja tänu sellele kohalik omavalitsus ei võta sult tulumaksu, sest Soomes iga kohalik omavalitsus määrab oma tulumaksu ja seal on Soome kõige madalam tulumaks selles vallas, sest et vald saab nii palju raha tuumajaamat, eks ole, siis kuna meie puhul sellist asja ei ole, siis peab olema mingisugune teine siis kompensatsioonimehhanism, eks ole, et mingi kasu peab ju ka kohalikul omavalitsusel inimestel sellest olema, lisaks töökohtadele. Ja mida me oleme ise vaadanud, et kindlasti võiks teha mingisuguse fikseeritud hinnaga lepingu, et see vald võiks saada parema hinnaga elektrit. Mis on võimalik teha, see nüüd sõltub, kas omavalitsusel on soovi või ei ole, on võimalik tarnida kaugkütet. See kaugküte, see on siis ilma nende torustiketa, see on siis meie oma hind, eks ole, et loomulikult tuleb vaadata siis, et kuidas neid trasse tõmmata, aga see on päris soodne, 30 € megavatt-tund. Mis on plaanis teha päris mitmeid otseinvesteeringuid, ehk siis me saame aru, et tuumajaam pakub tööd kuskil 200-250 püsitöökohta ja selle jaoks, et need inimesed jääksid valda, tuleb teha tegelikult investeeringuid elamuarendustesse, et inimesed tahavad elada, ütleme sellistes kaasaegsetes elamutes ja nendest piirkondades siin on keeruline tegelikult laenu saada, et see on nagu selge, et sa pead ise ka arendusse investeerima, et need inimesed siia ka jääksid. Et keskmine palk tänases hinnas me oleme endale võtnud selle, et me maksame 2-kordset Eesti keskmist, mis iganes ta sellel ajal on, just selle mõttega, et tegelikult me ei taha neid inimesi korduvalt koolitada, et me ei taha voolavust, et tuumajaama nagu Indrek ütles, insenere väga palju vaja ei ole, aga keda on vaja, nagu ongi, meil on vaja tegelikult inimesi, kes on tööstuse kogemusega, kes on kuskil soojuselektriaamas tööstuses töötanud ja nad peavad juurde õppima tegelikult tuumaohutust, eks ole, kultuuri. Ja kui nad on selle selgeks teinud, siis me kindlasti ei soovi, et hakkaks tekkima voolavus, eks ole, et see on hästi oluline. Tahaks rajada kindlasti külastuskeskuse, et kes Olkiluotos on käinud, ma arvan, päris huvitav koht. Keskmiselt külastab seda aastas kuskil 15 000 inimest ja Olkiluoto, nagu me sõitsime 3 tundi Helsingist, on tegelikult in the middle of nowhere Soome mõttes on ju, ja ometigi päris palju turiste seda ka külastab üle maailma. Et see on koht, mis toob tegelikult piirkonda inimesi. Ja loomulikult siis erinevad kaudsed töökohad, et nagu iga tööstus on vaja tegelikult päris palju ka muud abi, et ei pea olema tuumaharidusega, eks ole, et on vaja koristusteenust, toitlustusteenust, puhastust, hooldust ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et ta on nagu iga teine klassikaline tööstus.
Ja võib-olla natukene siis ka kogukonna kaasamisest, et nüüd ma ei tea, Liis on võib-olla osadel jõudnud helistada, võib-olla ei ole, et novembris lähme nüüd jälle Olkiluotosse, et 12-13 november oleme Olkiluotos ja kindlasti jätkame järgmine aasta jälle. Kes ei ole käinud, kes jääb sellesse piirkonda, et kindlasti soovitan tulla. On olnud neid, kellele see on meeldinud, on olnud neid, kellele see ei meeldi, kõik saavad koju, kõik saavad avaldada oma arvamust, kelleltki allkirju ei koguta, on ju, et oli nii, eks ju, et kelleltki allkirja ei koguta, võid öelda oma arvamuse välja, et kõik on okei. Et oma silm on kuningas, soovitan tulla vaadata, kuidas see eluolu seal tegelikult välja näeb. Ja võiks siinkohal lisada, kui te panite oma meiliaadresse selle kirja ja tulevikus peaks sünnigi olema, siis lihtsalt pange sinna liimupe juurde ja ma saan teid järgi. Jah, kui teil huvi on. Just. Et täna meil on siis juba üle 60 infotunni olnud, üle 600 inimese osalenud. Olkiluotos on siis tegelikult üle 200 inimese juba käinud nii Lüganuse kui Viru-Nigula vallast. Ja miks me seda teeme? Teemegi sellepärast, et kui te olete käinud, siis tulevad head küsimused, tekib arusaam, mis iganes te tunded on, need on okeid, aga palju paremad partnerid on tegelikult kohalikud inimesed, sellepärast, et tekib see arusaam, mida siis tegelikult tähendab. Ja palju lihtsam on ka küsida tegelikult, et teil endal aru saada, et kui see päris planeeringu teema käima läheb, siis teil on tegelikult juba arusaam olemas, et mida see endast kujutab. Muidu inimene hakkab alles ennast üldse asjaga kurssi viima ja siis on väga keeruline, sest et siis see läheb väga kiiresti, eks ole. Et see on olnud meie missioon, et võimalikult palju siis tegelikult kaasata, et inimene saab aru, mida see siis tegelikult endast kujutab. Ja nagu Indrek ütleski, et me ise samamoodi kõik meie infopäevad on olemas siis Fermi kodulehel, kes pole varem saanud käia, me oleme rääkinud, nagu ma ütlen, 60 erinevat infopäeva on juba toimunud väga paljudel erinevatel teemadel. Need on seal olemas, ka PowerPointid on seal olemas, kui tahate järgi vaadata. Ja riigi eriplaneeringul on siis oma eraldi riigipoolne koduleht, kuhu hakkavad siis riigi eriplaneeringu materjalid tulema. Me ise seda võimalikult palju peegeldame ja seletame ka lahti, et saate vaadata mõlemast allikast, kui soovi on. Ja välja on meil töötatud ka uudiskiri, et jääks võib-olla midagi nagu, keegi magaks midagi olulist maha, eks ole, kui peaks arvamust avaldama. Et väga motiveerin, avaldage oma arvamust, öelge see välja, sest et see on oluline. Et nagu ma ütlen, me ei taha tulla kuskile, kus meid ei taheta. Et kui me tuleme, tuumajaam kestab 80 aastat, et see on pikem kui enamus abielud. Et ei taha tulla niimoodi, et võtad lihtsalt selga ja lohistad minema, et tahaks tulla ikkagi niimoodi, et on normaalne koos elada. Et see on olnud see meie missioon. Ja minu poolt on hetkel kõik, et kui teil planeeringu osas on küsimusi või nüüd kaasamise osas, siis küsige ära. Ja siis ma annan sõna Andreile ja Andrei võib-olla räägib, mis on uudist, on see, et Kanadas anti siis ehitusluba esimese reaktori rajamiseks. Kogu aeg on olnud see küsimus, et meil seda veel ei ole kuskil maailmas, et Andrei siis saab natukene teile näidata, et mis siis Kanadas toimub ja kuidas see ehitus siis edasi liikunud on. Jah. See on täna sees, et Lüganuses on meil 2 varianti. Oota, ma näitan siis sulle korra uuesti. Lüganusel on meil 2 varianti. Üks on siis siinkandis, eks ole, mis on rannikust kaugemal, mis jääb siis siia nagu sellesse tööstuskompleksi, kus on siis VKG ja uus tselluloositehas. Ja teine oli siis siin, eks ole, see Moldova rannik ja oleme ju siin kohalike kogukondadega rääkinud ja ma olen nagu väga selgelt aru saanud teie infopäevadest, et seda varianti te kindlasti näha ei taha, eks ole. Seda me oleme ka ministeeriumile öelnud, seda me kindlasti ütleme edasi ka eksperditele, kes seda hindama hakkavad, et see sõnum on meile selge. Ja kui te soovite selle osas ka ise arvamust avaldada, siis ma olen, viimane Olkiluoto reisitsin ka, et kindlasti avaldage, et tooge oma sõnumid välja, et see on okei. Et tulebki oma arvamus välja öelda, mis iganes need tunded ja mõtted on, need tulebki välja öelda, sest et meil on demokraatlik riik õnneks ja kõik arvamused on teretulnud, sest see ongi demokraatia alus. Ei, ma ei tea, kus see on tulnud.
ma lihtsalt ütlen, et leti peal on ka selline jutt, et kogu Leti ja Poolsaar läheb kinniseks linnaks, nagu oli kunagi Sillamäe ja tulevad šlagbaumid ja isegi vetsus ei saa käia ja õhtul baarist koju ka ei saa, et see on ka vale. Et jah, aga hea, et sa need välja tood, ei ole, absoluutselt ei ole. Nagu ma ütlen, täna on kõik variandid laual, mida ekspert otsustab ja valib, mina seda kontrollida või Fermi ei saa, eks ole, me saame ainult kõik info edasi öelda eksperdile. Aga ei ole, absoluutselt ei ole. Kohalikud eksperdid, võib-olla tõesti, et aga kõik arvamus on okei. Oluline on see, et ei tuleks mingit suurt hirmutamist, et lihtsalt leti peal me kohalikelt saimegi teada, me ise ka ei teadnud, et seal inimesed tulid meile küsima, et kas ma õhtul purjuspäevaga baarist koju võin minna, kui ma tuumajaamast mööda sõidan, siis mulle, et muidugi võid, et tuumajaama aia taha võib-olla drooni ei maksa lennutama tulla, eks ju, et see pole hea mõte, aga muidu ei ole seal nagu mingid piirangud, aga siis ma sain aru, et kust see tuli, juba hirmutatakse, et kõik läheb kinni, eks ole. Et ei, sellist asja enam ei tule, mis kunagi nõukogude ajal oli. Et ei tasu. Ja kui on sellised küsimused, siis ma julgustan otse küsima, kas meilt või kui meid ei usalda riigilt, et küsige otse, kõik küsimused on okeid, ei ole lolle küsimusi. Mis iganes meelel on, mis närib, öelge välja, küsige ära. Praegu ongi see koht. Jah, vaata, see ongi see, et kui sa näed ajalehe artikleid on ja seda kogu lugu ei näe, siis võibki jääda selle mulje, et miks ma ka seda lahti seletasin, kuidas me liikunud oleme, et me oleme tegelikult riigiga sammu asju kokku leppinud. Nüüd me leppisime kokku madalaga, sest meie kui arendajad peame tegutsema, sest me peame ise tegelikult maandama oma riskid, eks ole, et kuhu iganes see tuumajaam tuleb, et meil on õigus seda teha. Ja nagu ma ütlesin, kevadel me kindlasti tuleme, kui on 3 asukohta välja valinud, siis me kindlasti tuleme, et üritame ka eramaaomanikke. Me peame seda tegema, läbi rääkima, aru saama ja juba ainult selle jaoks, et riske maandada, aru saada, kes on üldse nõus müüma, kes ei ole nõus müüma, mis seis on, eks ole. Et me peame seda tegema arendajana, sellepärast, et me ei tee Nursipalu, see ei tule niimoodi, et riik võtab lihtsalt ära, eks ole, vaid see ongi see, et tuleb mõistlikult kõigiga läbi rääkida, aru saada ja ära kaardistada, selle jaoks planeering ongi. Et jah, aga kui lugeda väikseid tükke, siis eks teate küll, kus meedia toimib, et siis võib jääda, klikid loevad, eks ju, mida rohkem draamat, see rohkem klikke. Et siis võib jääda väga vale arusaam. Kõik küsivad, ma ütlen, et teeb otsust ära või? Ma ise tegelikult, meil ei ole ühtegi lemmikkohta selles mõttes, et igal ühel on, ei ole, päriselt ei ole, Tiit, ma tean, ma olen ju teinud nii palju projekte, et tavaliselt on ju sul nii, et sa teed valmis on ja siis hakkad seda müüma, on ju. Ei ole. Et tuumajaama puhul, mis on nagu äge, mis mulle isiklikult meeldib, võrreldes sellega, mis ma varem teinud olen, on see, et me ei ole alustanud isegi projekti. Ehk siis selles mõttes meil on mingi baasprojekt valmis, aga asukoha spetsiifilist projekti me tegelikult teeme siis, kui asukoht on välja valitud. Ja miks ma ka julgustan küsima või rääkima, me saame praegu juba teie ettepanekud arvestada. Tavaliselt, kuidas käib klassika, sa tead, Tiit, projekt on valmis, see on kallis, pärast inimesed jauravad, kedagi ei huvitas, enam keegi ei maksa seda muuta. Ja siis sa lihtsalt lased selle nagu edasi jooksutada. Aga meil ei ole valmis veel. No meil on, ma võin sulle välja tuua, meil on ma tegelikult tegin eelmine kord, kui me käisime, ma arvan, sind ei olnud, aga kui ma tõin välja, meil on igal asukonna plussid-miinused. Üks on siin see Letipea piirkond. Pluss on see, et ta nagu metsa sees, ta kedagi ei häiri, seal ei ole väga palju elamuid ümber. Miinus on see, et sinna natuke geoloogia keeruline, sinna läheb see küürkorg, seal on natuke keeruline seda vundamenti. Ei ole. Savi on siin on siuke, siin läheb mingi hästi imelik üürkorg läheb läbi, on ju, ja see muudab selle veits keerulisemaks, ta on nagu mingi liivane nagu jutt jookseb läbi. Pluss see muidugi, et ta merest kaugemal, siin on Natura ala, eks ole, ja siin on samamoodi see kogukond, see äär on siin nagu hästi vastu. Madal, hästi hea, sadama juures, eks ole, meri on jumala lähedal põhimõtteliselt, jumala hea transportida, on ju. Võrgud küsimus on, kuidas sa need võrguühendused saad, peab ikkagi suht kaugele, leti peab ka kaugele, palju peab metsa maha võtma, on ju. Ja siin on meil esimese kategooria alune merikotkas ja kodukakk, on ju, ehk siis meil tulevad nagu päris korralikud ehituspiirangud ilmselt, eks ole, pesitsuse ajal ja nii edasi, et igal alal on oma plussid ja miinused. Siis siin on samamoodi tööstusala, VKG ja nende kõrval iseenesest nagu oleks ka metsa sees, võib-olla väga ei häiriks, on ju, on pluss. Tee jookseb lähedalt, liitumine on lähedal, on pluss, on ju. Miinus on see, et need veetorud tuleb tegelikult tõmmata, eks ole, päris pikalt. Aidust ei jätku meil vett kahjuks, et Aidu pidi välistama. Ja siin samamoodi pluss on see, et ranniku lähedal, eks ole. Miinus on see, et alajaam on juba kaugemal, ta on keset küla, inimestele ta ei meeldi, selle piirkonna inimestele, on ju.
ja sadam jääb kaugele, et igal asjal on omad plussid ja miinused, et ei ole sellist, mis ühte asukohta, mis võtab kõik linnukesed, on ju, all the boxes, et meil ei ole sellist ühte, kes on 100% sobib, on ju. Et igal ühel on plussid, miinused ja sellepärast tulebki sellega nagu päriselt tööd teha, päris palju on vaja veel uurida. Jah. Sadam on tähtis sellepärast, et tuumajaamal on päris suured komponendid. Nad on, kas sa ütled mulle, Andrei, kui rasked need 700 tonni on kõige raskemad komponendid ja neid on vaja transportida, loomulikult kõige lihtsam. Neid on võimalik autoga transportida, aga kõige lihtsam on transportida otse sadamast, eks ole. Et see on nagu ehituslik jälle, et ei ole midagi, mida ei ole võimalik teha, ühtegi sellist, need kõik asukohad on sellised, et me teame, et me saame hakkama, aga ei ole ühtegi asukohta, mis on 100%, et see asukoht sobib absoluutselt kõigeks. Et sellist ei ole. See on seesama 300, ehk siis see on natukene, sinna alla lähevad igasugused erinevad arendused, nii sulasoole ja ma ei tea, mis iganes veel, on ju, ehk siis võib-olla Andrei natuke räägib, et meie pool ongi see BWRX 300, ehk siis ta on GFV-reaktor, sama, mis on Soomes ja Rootsis täna, lihtsalt suuremad, on ju, varuosad on väga sarnased olemasolevate GFV-reaktoritele enamuses, samad, kütuse koost on täpselt sama, ehk siis jah, see on see BWRX 300, X on 10. põlvkond ja 300 on võimsus, ehk teda on arendatud juba 10 põlvkonda põhimõtteliselt. Jah. Okei. Ma arvan, et läheb üles, esimesed saab vaadata. Aga siis tere minu poolt, olen Andrei Baranovski, olen Diana kolleeg firmi Energiast. Ja natuke teile räägin... Tutvusta natuke ennast ka, et... Ja, olen siis... Alustasin oma õpetajat TalTechis elektriinsenerina, aga pärast kolisin Rootsi, kus õppisin tuumaenergeetikat ja siis töötasin Kungliga Tehnilise Kõrgkoolis, see on Stockholmi ülikool, töötasin seal, uurisin Rootsi reaktorite ohutust. Rootsil on palju sarnaseid GeoV-reaktorid, mida me tahame rajada Eestisse ja kuna mina olen pikka aega Rootsis selle tehnoloogia ohutust uurinud, võin eksperdina öelda, et see tehnoloogia, mida me tahame Eestis rajada, on veelgi ohutum ja veelgi parem kui meie kolleegidel Soomes ja Rootsis. Aga sarnased reaktorid, BWR ehk GeoV-reaktorid, neid täna kasutatakse meie põhjanaabrid Soome ja Rootsi. Ja see on tehnoloogia, mida maailmas ehitati ja kasutati alates 60. aastatest eelmises sajandis. See täpne mudel, BWRX 300, on põhimõtteliselt varastamata GeoV-reaktorite tehnoloogia areng. Seda võiks võrrelda autotööstusega, kus iga paar aastat tulevad uued Audid, BMW-d, Toyotad. Nad on natuke paremad, natuke kiiremad ja natuke ohutumad kui eelmise põlvkonna autosid, aga printsipiaalselt samad autod, sama rull, sama kas automaatne või manuaalne käigukäest, lihtsalt natuke paremad. Ja siis see reaktor, Jana juba mainis, et see sai ehituslood Kanadas, mida see tähendab. Me viidab praegu näite, aga 2 aastat Kanada riiklik regulaator, see on riiklik astus, mis vastutab tuumaohutuse eest, vaatas üle kõiki dokumentatsiooni, projekti, reaktori disaini ja siis tuli järeldusega, et seda reaktorit saaks ohutult ehitada Kanadas ja siis ohutult käivitada. Sama nagu Eestis oli avalik protsess, kus osaliselt kohalikud ettevõtted, kohalikud inimeste grupid. Ja lõpus aprillikuus sel aastal regulaator andis siis lood ehitamise algustamiseks. Ja ehitamine algas sel aastal, see on ehitamisplats selle reaktori jaoks. Siia tuleb esimene selline reaktor, mille jaoks juba ehitati sellist šahti ja järgmisel aastal hakatakse siis šahti sees betooni voolama. Siin on veel 2 plasti valmistatud teise ja 3. reaktori jaoks. Ehk Kanadas kavatsetakse rajada 4 sellist reaktorit. Praegu võib-olla tulevikus rohkem.
Mida seal koha peal tehakse? Sel aastal enamus töödest on nagu ettevalmistavad tööd. Kuna Diana mainis, et väga rasked komponendid, nende jaoks võiks tugevdada mingid teed, nende jaoks on vaja ehitada kraanad, mis saaksid neid 700 tonni selliseid komponente tõsta, nende kraanide jaoks on vaja tugevdada maad, seal koha peal ehitatakse tehased, kus hakatakse reaktori jaoks komponentid valmistama. Ehk näiteks robotid keevitavad terasest komponentid, millest hoonet valmistatakse, reaktori hoonet valmistatakse ja seda terast pärast uuendatakse betooniga. Ja siis ehitamine on alustanud ja kanadlased eeldavad, et juba aastal 2029 nad saavad selle esimese selle tüüpiga reaktoriga valmis. Samal ajal käibki selle tehnoloogia litsenseerimine USA-s ja Poolas, ehk mõlemad riigid kavatsevad ka samaid reaktorid ehitada. Ja Kanada projektis regulaatoril on 3 niinimetatud nagu verstaposti ehk stop pointi. Kui reaktori hoone vundament on paigal, regulaator regulaator teeb katseid, uurib, kas see vastutab kohalikele standardile, kuna tuumaenergiahoonete vundamenti nõuded on üliranged ja kui midagi ei vasta, siis tuleb ümber teha, nagu see oli Olkiluoto 3 puhul Soomes. Teine stop nagu verstaposti regulaatori puhul, et surveandme paigaldamine, see on see kõige suurem reaktori komponent, kus see tuumareaktsioon toimib. Ja see komponent on ka seotud ohutusega ja kui samamoodi seal on mingid vead paigutamisel või midagi on valesti tehtud, siis kõik tööd tulebki ümber teha ja regulaator võib ehitamist peatuda. Ja siis 3. stop-punkt, kui see jaam on valmis, tulevad katsed ilma kütuseta ehk ilma uraani, lihtsalt katsetakse, et kõik töötaks ja samamoodi regulaator võib seda ehitamisprotsessi ja käivitamisprotsessi peatuda. Et see ei tähenda, et nad saavad valmis või hakkavad tööle aastal 2029, aga siiamaani see projekt on käinud vastavalt ajakavale ja vastavalt nagu plaanitud eelarvele. Nagu siiamaani nad on andnud meile väga positiivseid signaale, et seda saaks ehitada õigel ajal ja õige raha eest. See vist on kõik minu poolt. Väga kiiresti, aga kui teil on küsimus tehnoloogia kohta või muude asjade kohta nagu repi kohta Dianale, siis palun küsige. Kui sügav on see auk, see on 35 meetrit umbes. Ei, see reaktori hoone ise läheb sisse, nagu fundament on paar meetrit, aga see auk, kus asub see reaktor ise, on 35 meetrit sügav. Ta on 35 meetrit maa alla ja 35 meetrit on hoone maa peal, et ta on niisugune hästi pikk jurakas. Ja nad on sama suured igal pool. Eks see on veel väike tegelikult, et see, mis te Olkiluotos näete, need on suured, et need on tõesti pirakad, eks see on kõik maa peal, et seal see 65 meetrit on Olkiluoto hoone kõrgus, kes on käinud, eks ju, et see tuleb pool sellest siis ja pool tuleb siis maa alla ja kõik see kõige tundlikum osa ongi maa all, eks ole, kõik see reaktor on tegelikult maa all, seal peal on veebasseinid, mis tagavad selle passiivjahutuse, ehk siis ta on tegelikult nagu oluliselt paremini kaitstud, kui on need suured, sest neid maa all ehitada ei saa, on ju. Me plaanime esialgu niimoodi, et üks saab valmis ja siis ikkagi teine, et mitte kahte korraga. Et on päris suur ettevõtmine, et mõistlik on teha, kõik on praegu teinud niimoodi, et ikkagi üks ja siis teine, eks ole. Et juhul, kui ta tuleb sinna VKG juurde, veevarustus, kus võetakse vee, võetakse meil kasutada.
Jaa, et sellisel juhul tuleb siis jah, rajada siis liituda olemasolevate trassikoridoridega, eks ole, ja siis tuleb, vesi tuleb merest. Et me kaalusime ka Aidut, mingi hetk oli meil Aidu üks võimalikest asukohtadest, aga uuringud näitavadki, et Purtsjõgi tegelikult ei oleks seda välja kannatanud. Et maal teoreetiliselt vett nagu oleks täitnud kaevandustest, aga ongi kuna VKG plaanib sealt võtta, meie oleksime plaanid võtta, ja tuumajaam kestab 80 aastat ja siis vaadati ka globaalset soojenemissademeid ja kuna see kõik on Purtse jõe vesikond ja kui me hakkame sealt maalt seda vett ära võtma, siis ülevoolu, kui kaevandused lähevad täis, põlevkivina või kaevandata, siis tegelikult poleks olnud piisavalt vett, et oleks võimalik tagada Purtse jõe hea seisund ja selle tõttu me pidime selle välistama Aidu, siis oleks läinud veel kaugemale kui VKG oma, et VKG asukoht on veel tehtav, sest mereni ei ole nii pikk maa, aga Aidult oleks juba liiga pikk maa. oluline, et neid raskeid suuri komponente saaks merd pidi tuua. Kuidas sinna Aasse siis neid tuua? Kunda või Sillamäe. Et Sillamäel on väga hea sadam ja Kundas. Ehk lihtsalt siis tuleb autotransportit ka kasutada, see on kõik tehtav. Lihtsalt siis tulebki arvestada sellega, et mis sillad jäävad, kus tuleb tugevdada, aga iseenesest siin on väga hea maantee, eks ole, ja sirge, et ei ole nagu mingid väga kurvilisi kohti, on ju. Et selles mõttes ja see uus teeprojekt, et nemad samamoodi Transpordiamet on meiega planeeringuga kaasatud, nemad samamoodi arvestavad siis, et kuidas neil see tee läheb, eks ole, et me peame teineteise plaanides teadma, sest et siin Aas meil tegelikult, teil on mingid väga palju erinevaid stsenaariumid, eks ole, kus see tee jooksma läheb, et siis peab arvestama nagu teineteise plaanidega. Meil on kahjuks selline teema, et Kaitseministeerium on meile andnud piiri maismaast 50 kilomeetrit. Lähemale Venemaa piirist ehitada ei tohi, ehk siis see välistab ka Sillamäe, kahjuks. Ma tean, lihtsalt meil on need piirangud ette antud, eks, et meie ei saa öelda Kaitseministeeriumile, et mida teha, mida mitte teha. Nemad on oma kalkulatsioonid teinud ja öelnud, et 50 kilomeetrit lähemale kui 50 kilomeetrit maismaa piirist ei tohi teha. No jah, nad räägid just maismaa piirist, eks ju. Aga nagu ma ütlen, et meil on see, teoorias võib kõike teha, aga reaalsus on, mis on, et lihtsalt meil on ka see julgeolekuekspert, nagu ma ütlen, kaasatud sinna, eks ole, ta peab olema, ta on riigisaladuse luba ja tema on see, kes hakkab vaatama just neid ohutusega seotud teemasid, needsamad tütarsaared ja nii edasi. Aga lihtsalt ma ütlen seda, et Andrei võib ka kinnitada, et tuumajaam on projekteeritud niimoodi, et isegi kui reisilennuk sinna sisse lendab, siis tegelikult ei juhtu mitte midagi. Et seda tuumajaama ta ei ole mingisugune habras asi, et teda oleks väga lihtne lõhkuda. Ja ajalugu näitab, kui te vaatate praegu Ukrainat, ainukesed asjad, mis päriselt elektrit toodavad, ongi tuumajaamad. Midagi rohkem seal enam elektrit väga ei tooda, sest see on ära lõhutud. Et ajalugu ikkagi näitab, et tuumajaamad säilivad, on väga kallis vara, ja isegi tegelikult ohu korral nad kasutatakse küll hirmutamiseks neid, aga ega keegi neid väga lõhkuda ei taha. Et elu näitab seda, kui vaadata ajalugu, eks ju. Kas Võrtsi ära on liiga vana, jah? Ja liiga soe. Ja Peipsi ka kahjuks. Nad on nii lombid, et oli täitsa isegi kunagi vaadati. Ja teine teema on ka võrk, eks ju, et miks Lääne-Eesti, näiteks ja Lõuna-Eesti on keeruline, et kogu meie elektritootmine on täna idas, on ju, meil on siin tugevad võrgud ja siis kujutame ette, et põlevkivitööstus läheb kunagi kinni, need võrgud lähevad kasutuks, on ju, ja siis me hakkame ehitama võrku välja täitsa kuskil teise Eesti otsa, on ju, et kas te tahate seda oma arvel näha. Juba täna on arvel suurem osa on võrgutasu kui elekter, mis te reaalselt tarbite, et kas seda on vaja veel suuremaks. Üle Saaremaa planeeritakse ju suurt elektriühendust Lääne-Euroopale. No, vaatame, kus sellega läheb. Aga kui küsimusi hetkel rohkem pole, siis meie jääme veel siia. Kellel on eraviisilisi küsimusi, Saab küsida? või tekib küsimusi.